Mõned beebid taluvad vaktsiinide kõrvalmõjusid paremini. Kerge või mõõdukas palavik, rahutus, mis ilmutab end ja siis taandub, natuke punetust ja paistetust, vähem huvi söömise vastu või magamine rohkem kui tavaliselt, on vaktsineerimispäeval tavalised ja ootuspärased reaktsioonid. Kuid mis siis, kui beebi reageerib jõulisemalt? Tõsised reaktsioonid on üsna ilmsed. Krambid, šokk, anafülaktiline allergiline reaktsioon, 40 kraadist kõrgem palavik ja kooma on veennud vanemaid vaktsineerimist lõpetama. Kuid mõõdukad kõrvaltoimed nagu ekseem, isiksushäired, arenguliste verstapostide mittesaavutamine ja lohutamatu nutmine tundide kaupa on nähud, mida tihti ei seostata vaktsineerimisega ning mis võivad olla ohtlikud, kui need korduvad iga uue vaktsineerimisega. Teile on võib-olla räägitud, et seda tüüpi reaktsioonid on tavalised ja isegi normaalsed, kuid lohutamatu nutmine 3 või enam tundi järjest on kahjulik reaktsioon, mida nimetatakse entsefaliidiks või ajupõletikuks. Käe või jala tõsine paistetus või ootamatud lööbed, nagu nõgesetõbi või ekseem üle terve keha, annavad märku allergilisest reaktsioonist, mis võib kordusvaktsineerimisel süveneda. Letargia tähendab, et beebi ei reageeri teie häälele või puudutusele, ei loo silmsidet, keeldub söömast ja lamab lõdvalt ja liikumatult või peaaegu liikumatult teie kätel. Vanemad teatavad tihti, et peale vaktsineerimist beebi justkui sulgub nädalaks ajaks endasse. Lapse isiksus ja käitumine muutuvad, nad lõpetavad naeratamise ega loo silmsidet. Need võivad olla neuroloogilise reaktsiooni märgid. Oluline küsimus on, kas sellised reaktsioonid mõjutavad lapse tervist ja arengut pikaajaliselt. Kuigi selliseid reaktsioone peetakse tavaliseks, ei tähenda see, et need on normaalsed ja ammugi ei ole need kahjutud. Kui laps reageerib vaktsineerimisele, peavad vanemad otsustama, kas lapse jätkuv vaktsineerimine on ohutu. Kas need haruldased haigused on nii eluohtlikud, et Eesti vaktsineerimiskava 44 vaktsiinidoosi on õigustatud ja riski väärt? Kas on võimalik, et vaktsiinid pole ohutud sugugi kõigile lastele? Ja vanematele, kuidas te tunnete ära kahjuliku vaktsiinireaktsiooni? Kui näete, et teie laps reageerib vaktsiinile, ärge piirduge arstile või meditsiinitöötajale helistamisega. Minge esimesel võimalusel arsti juurde tagasi, et arst saaks lapse olukorda isiklikult hinnata. Küsimuste esitamine ei tee teist veel vaktsiinivastast. See teeb teist immuunsusteadlikkuse pooldaja. Filmi tõi teieni Immuunsushariduse grupp, mittetulunduslik organisatsioon.